peatükk 17. Jeesuse muutumine. Ja 6 päeva pärast Jeesus võttis enesega Peetruse, Jaakobuse ja Johannese, tema venna, ja viis nad üles kõrgele mäele isepäinis. Ja ta muudeti nende ees. Ja ta pale paistis otse kui päike ja ta riided läksid valgeks otse kui valgus. Ja vaata, Mooses ja Eelia näitasid endid neile ja kõnelesid temaga. Aga Peetrus hakkas rääkima, ütles Jeesusele: Issand, siin on hea olla. Kui sa tahad, siis ma teen siia 3 telki, ühe sinule, ühe Moosesele ja ühe Eeliale. Kui ta alles rääkis, vaata, siis varjas neid hele pilv. Ja vaata, hääl pilvest ütles: see on mu armas poeg, kellest mul on hea meel. Teda kuulake. Ja kui jüngrid seda kuulsid, langesid nad silmili maha ning kartsid väga. Ja Jeesus tuli nende juurde, puudutas neid ja ütles: tõuske üles ja ärge kartke. Aga kui nad oma silmad üles tõstsid, ei näinud nad kedagi kui Jeesust üksi. Ja mäelt alla tulles keelas Jeesus neid ning ütles: ärge rääkige kellelegi sellest nägemusest, kuni Inimese poeg surnuist üles tõuseb. Ja jüngrid küsisid temalt ning ütlesid: miks siis kirjatundjad ütlevad, et Eelia peab tulema enne? Tema kostis ja ütles: Eelia tuleb küll enne ja seab kõik korda. Aga ma ütlen teile, et Eelia on juba tulnud ja nad ei ole teda ära tundnud, vaid on temale teinud, mida nad tahtsid. Nõnda peab ka Inimese poeg kannatama nende poolt. Siis jüngrid said aru, et ta neile rääkis ristijast Johannesest. Jeesus teeb terveks 6-tõbise poisi. Ja kui nad tulid rahva juurde, astus tema ette inimene ja heitis põlvili ta ette ning ütles: Issand, halasta mu poja peale, sest ta on 6-tõbine ja suures vaevas. Sagedasti langeb ta tulle ja sagedasti vette. Ja ma tõin ta sinu jüngrite juurde, kuid nad ei suutnud teda terveks teha. Aga Jeesus kostis ning ütles: oh, sina uskmatu ja pöörane tõug! Kui kaua ma pean olema teie juures? Kui kaua ma pean teiega kannatama? Tooge ta siia minu juurde. Ja Jeesus sõitles teda ja kuri vaim väljus temast. Ja poiss sai terveks samast tunnist. Siis tulid jüngrid Jeesuse juurde isepäinis ja küsisid: miks meie ei võinud teda välja ajada? Aga tema ütles neile: teie nõdra usu pärast. Sest tõesti ma ütlen teile, kui teil oleks usku nagu sinepiivake, siis te võiksite ütelda sellele mäele: siirdu siit sinna, ja ta siirduks sinna. Ja miski ei oleks teile võimatu. See sinane sugu ei lähe muidu välja, kui aga palve ja paastumisega. Jeesus kuulutab ette 2. korda oma surma ülestõusmist. Aga kui nad üheskoos viibisid Galileas, ütles Jeesus neile: Inimese poeg antakse ära inimeste kätte ja nad tapavad tema ja 3. päeval ta äratatakse üles. Ja nad said väga kurvaks. Jeesus annab maksuraha. Aga kui nad Kapernauma jõudsid, tulid Peetruse juurde maksuraha korjajad ja ütlesid: kas teie õpetaja maksuraha ei maksa? Tema ütles: jaa, maksab. Ja kui ta koju tuli,
jõudis Jeesus talle küsimusega ette ning ütles: mis sa arvad, Siimon? Kellelt nõuavad kuningad maa peal tolli või maksu? Kas omilt lastelt või võõrastelt? Peetrus vastas temale: võõrastelt. Jeesus ütles temale: siis on lapsed sellest vabad. Kuid et neid mitte pahandada, mine merele, heida õng sisse ja võta esimene kala, mis üles tuleb. Ja kui sa tema suu avad, sa leiad hõberaha. Võta see ja anna neile minu ja enese eest.